just lõppenud Vasalemma autokrossi etapp oli eriline selle poolest, et esimest korda olid ka suurte veokate ja suurte pagidega sõitmas krosskardid ja meil on nüüd selle arvestuse võitja Vahur Mäesalu. Tere! Ralli.ee, tere, soovib palju õnne. Alustame sellest, et kas see oli sul sellel rajal esimene sõit üldse või ei olnud? Ei, ta sellel rajal esimene sõit ei olnud, et eelmisel aastal sai siin sõidetud üks etapp, sellel aastal sai ka üks etapp sõidetud, nüüd oli siis kolmas kord siin ajal. Nii et rada ei olnud päris võõras? Rada ei olnud päris võõras, aga rajal oli ära kaotatud stardi-finiši sirgele eelnev siis nii-öelda šikaan, mis tegi raja oluliselt kiiremaks. Nauditavamaks sõitjale, igal juhul. Ja võtame nüüd alates poolfinaalidest kokku, et kui raskelt step by step see tee võiduni kulges? Jah, peaks ütlema, et oma lühikese nii-öelda rallisportlase karjääri jooksul see oli esimene kord sõita sellisest tolmust. Teine poolfinaal oli sisuliselt elus esimene võistlus, kus ma jäin sisuliselt keset võistlussõitu seisma. Sein tuli vastu? Jaa, et tagada enda nagu teiste tegelikult turvalisust. Kolmandaks sõiduks ehk teiseks poolfinaaliks sai rada kastetud, tekitas omakorda huvitavaid situatsioone, kus rada läks libedaks, aga selles suhtes, et tulime ikkagi läbi ja suutsime integreeruda ja nüüd finaalist ei ole midagi rääkida. Finaalist tuli selles suhtes, ütleks, et perfektne esitus. Stardist alates tuld ja ei tulnud siis ühtegi sõiduviga. Üks võib-olla väike, võib-olla kaks väikest, aga mitte midagi marginaalselt, et ütleme nii, et õnnestus 100%. Et võid nagu päeva absoluutselt korda läinud? Jaa, hommikust alates, et tunne on hea, film toimib. Pea püsis külm, olenemata sellest, et väljas on meil plus 30, eks ole. No ilmselt oli niimoodi, et stardijootes oli kuu. Siis kui oli sõit, siis oli juba seda õhkjahutust omajagu, et vast väga ei tapnud. Pigem on nagu see, et ega sõiduajal ei mõtle sellele. Ei mõtlegi. Tegelikult sõidust maha tuled, on stange märg ja kehatemperatuur on niisugune 40 pluss, et peaks haiglasse toppima, aga sõiduajal on adrenaliin üleval ja ega see ei tule siin kordagi mõtle. Sa ei taju seda? Ei taju seda, jah, täpselt. Ja kuna nüüd sul ja kus kohas järgmine start on? Järgmine start on, kui ma ei eksi, siis 10. august Kehalas, kus siis on selle aasta rallikrossi võistluste nüüd 4. etappist, jah, 4. etapp, 10. august Kehalas. Et siis autokrossi seotud etapi võitjad saab seal näha? Absoluutselt. Loodame, et tuleb ka võimalikult hea koht. Anname endast parima. Ralli.ee tänab intervjuust ja soovib veel kord palju õnne võidu puhul. Aitäh teile!